kõikidele vaatajatele. Vot, on juba detsembrikuu alanud, jääd ei kuskilt. Paat on nüüd talvekorterist välja aetud, et siin mul 2 kamraadi seal ootavad, seda punti mul ei ole meil ammu koos olnud, et kohe läheme vaatame, kas need kalapoed ka seal miskit asja mõtlevad, et tahavad nad meiega täna suhelda või taha. Mis sa, Erko, arvad, hakkavad nad täna suhtlema meiega? Ikka. Nii, hästi, ma olen sinna kõige kaugemasse nurka, ma olen esimesena. Ja täna on siis see, et pildumisega nagu tegelema, aga ei hakata, trolli on see plaan, 3-kesi on mugav seda teha, aga on ka kaasas siis see igitamise kast, et kõik asjad ja vaatame, mis nagu on. Nii, sätime ennast paika ja siis hakkame tegutsema vaikselt, üks paat vähemalt seal on. Eks aeg näitab. Nii, kastileme siia. Noh, Mati, lükkas see paat sinna vee peale. Noot, kohe. Juba näitab, pala on hirmsat moodine. Ikka näitab. Kus ta pääsevad? Kus nad pääsevad? Nii, nüüd siis hakkab see pihta, kuna ma siin eelmine kord käisin ja nagu tegelesin igitamisega ja siin on üks ära rapitud silikon ja nii, ja nagu oli ka trollingu mehed, nagu nägin, et trollinguga oli nagu asi natuke oli parem. Et siis toona mul seda trollingukasti kaasas ei olnud, siis seekord siis proovime ka trollingut. Nii, paned nüüd sille oma õnnelandi või? Ma arvan, et see enda õnne ära kaotab aastatega. Ei ole ta midagi kaotanud, see tuleb ainult õnne juurde, vaat siin on äge kolmik ka veel. Äkki tuleb ahvenat? Või ahvenat võib ka tulla siia, et paneme siis nüüd sääträppidega minema esialgu. Ja nii on. Aga Mati, paneme me siis mõlemad siit poolt, poiskene viskab siiapoole. Las ta olla siis nagu omaette. Nii, poja, anna minna. Viska nüüd nii palju kui tuleb torust ja vaatame, hopp. No nii, natukene võid järgi lasta ja siis pane oma see asi lukku. Nii. Mati, anna Matile see tutiga lant see siit. See. Ja ma panen praegult sinise valgega. Nii et tegelikult on olnud hästi töötanud see neoon ja sinisella jätame pärast poole sääträppidega. Hakkame tegutsema. Nii. Vaatame siis, mis nad siin teevad. Ma vaatan, et siin nagu ülevalpool ka näitab, et ma ei lase enda oma kaugele järgi, et äkki nagu kõrgemalt võtab midagi. Nii, ja nüüd siis ootame esimest kontaktile. Mis see kellaaeg on? Ikkagi siin tegelikult on peale lõunat see asi on, aga noh, tulimegi hiljem, et selline enne 12, et tavaliselt peale lõunat on ikkagi parem aeg olnud. Matil esimene kala, ma ei jõudnudki me teise järve otsa, poja, keriga oma lant välja praegu. Ma arvan, et sa pead siin, mida sa enne ütlesid, sa pead selle lükku. Oi. Siin vist on tõsisem sell. No nii, vaatame siis ära, mis siin tuleb. Mati pole ammu kalal käinud, selle kohta võib öelda, et ta on nagu see algaja õnn on sul tänane. See Putini allvelaev on siin. Oo, ja on allvelaev, siin ei ole nagu juttugi poisid. Nii, ja see kala on meie. Lase lahti, Kaar, Mati. Kaar, lase lahti. Näh, selline präänik. Nii. Selle võtame küll ära. No loomulikult, mis te tagasi viskata siis on, see on veel paras, siukene circa 4 kilo kala. Ei olegi nii palju. Nii. Ei 4 vastu.
no vot, näete nüüd, kuidas on vaja kala püüda, on ju Mati? Täpselt. Ilusti kõik sahtis, nii nagu vaja. Need näpitsad on ikka mu kotis. Näpitsad on sul kotis, Erko, jah? No tore. Siis, Kala ära tappa. siis on ta nii. Vaata, nüüd Mati. Vaata. Ja nüüd on lõpuste tagant. Lõpuste tagant on, me saame ilusti hakkama pundi peale. Mati paneb prillid ette. Nii siit ära. Konks on taga, lõpuste taga, näed see tagumine. Nii tagumine otsi välja. Ära karda, Mati, ma ei lase neid lõugu kokku. Saad kätte, jah? Niimoodi. Üles poole, nüüd saad kätt ilusti. Korras. Nii, oppa! Tal on üks väikene narkoos ka, ta on meil siin. Las ta siin nüüd on natukene. Oot, olemas. Et nagu öeldakse, et siin täna ainult üks mees püüab, et Matil jälle järjekordne kala. Et vaatame siis. Mis see kuidas, noh. Jälle ta sealt veab. Oh, Mati, see on selline paati tõstmise kalane. Lase kaar järgi, anna mulle siia, ma teen seda nii-öelda 3 sekundit hirmu, nagu ma olen öelnud, et no sellega ei ole midagi. No see on pisikene. See on pisikene. Nii, vaata. Papp, mul on see... Nii sai jälle. Noh? Mul on liin seal pool. Ei ole hullu midagi. Ei kohe panen käima ja... Siin on kõik hästi vaja. Kohe läheb asi edasi. Nüüd selle... Sellepärast ongi, et mul on need... Oota, mul on 2 moon otsas sassi. Jah. Mis sa teeksid? Ahah, nii, hästi. Et siis selline sääträpp ja nendel on mul pandud siin jah, et sääträppidele on pandud sellised nagu tutid on külge pandud kolmikutele, et see ikkagi nagu ravib seda asja. Siin näidata on sellised on poe omad ja seal on siis see nii-öelda siis see Peipsi nii-öelda pommi laadne see sulg siukene, ja siin võib ja ongi olnud sellest tegelikult ka teinekord kiiks sees, et neid selliseid lante lihtsalt võtabki, millel on see tutike seal küljes, nii et võite proovida, kes ei ole selliseid asju proovinud wobleritel, võib panna igasugustele wobleritele, isegi mul on ka nii-öelda siis nendel tailtantseritel on samamoodi omad, mingid sellised siin on juba kaladel on need ära kakutud, et nii. Jah, see on malamõõduline, see on näha. Nii, hästi, läks. Nii. Nüüd on hetkel minu kord võtta kala. Oota, Mati, ära võta kahvana. Ma ei taha neid asju. Mulle meeldib teistmoodi asju teha. Nii. Kotikala ta tundub, et on. Jah. Ja kui tema siit otsast ära pudeneb, siis tema pudeneb, siis on tema õnnepäev. Võtame me sellega paneme veel. Vaata, kaani on küljes. Kaanid on küljes, sest nad on siin Siis põhjas. kala seisab paigal. Kala seisab paigal, kala ongi praegu on juba külm. Voodri pool. Ja siis sellise tailtantseri peale. Ja jällegi tutikene on siin konksu küljes, nii palju kui teda alles on. No siis ma nagu hetkel lanti ei vaheta. Vaatame. Sina vahetad lanti või? Jaa. Siis vahetame Erkol landi ära. Läheme siit nagu tagasi sügavamalt. Mati jääb veel oma landile kindlaks. Nii, meil on nüüd 3 hauga juba nagu läbi käinud. Igaks juhuks nüüd selle mõõdulindi peale visata, aga silm on juba, silmamõõt ütleb, et on. Silmamõõt ütleb, et on. Või ei olegi. Siin on nüüd kahtlane värk. Põhimõtteliselt jah. Ja 53 sentina. Matil kala on kuskilgi 8, mis ta tuleb siin? 68 või midagi sinna. No praegu ei saa täpselt mõõta. Nii. Las
ta siis on. Nii, sulle siis paneme siit. Vaata, mis mul see oli. See oli mul 3,5, 4,5 ja trolling on 5–8. Panen selle. Mul need uued landid ostetud. Nii, Matil kala jälle. 12,5 kilo. Mati ütles, et see on pisikene, et see kaalub ainult 12,5 kilo. Ei hakka välja kerima. Kohe saab järgmist vaadata. No, kotikala. No vaata, Matil on täna ikka... Ei vaata, kus on võtnud, et ründab niimoodi, et lõua alt on. Nagu tahab seda asja ehmatada. Niimoodi käibki, ilma kahvata. Vaata, see ka istub. Ja kaani on täis kõik. Ja... Kui selle juba seal kõik enda kätte, näed? Ei, ta on viisakas kala, No vot, et kuidas ta on, Mati, et pärast on see, nagu öeldakse, tasa jagamine, sõbralik, on ju? Ja me saame siin 3 peale 15 hauge võtta välja, kui vaja on. Ei, me üksime nii ka, aga vot, kala tuleb. Matil jälle kala, vot kus meil on selline punt, et küll püüab Erko kala ja meie vaatan pealt, täna on Matil see päev. Ja ta on, et pole 100 aastat mees kalal käinud, nüüd võtab tagant järgi kõik. Ette ka natukene, jah. No, täna lõbus, see on nüüd meil 5 haug pundi peale. Sul on 1, 2, 3, Matil 4 haug. Nii et Matil 4 haug, sellega teeme ka nii. Vaata, raputan ta otsast ära siia kasti, et jõulud on tulekul ja sõbrad tulevad küll, on ju Matina, sugulased ja kõik, kala vaja, kohe nagu jõulude aega enam aega ei ole tulla. Seda me veel vaatame. Nii, oota, ma vaatan sellele viskame korraks lindi peale igaks juhuks, et ma kardan ainukene, et see on väikene. Lihtsalt huvi pärast mõõdame ära, mis tema teeb. Aga võta või jäta, pane sama sirgu kala, 52 senti. Nii ta siin on nüüd meil siin põhja, siin ja kasti põhja ta nüüd jääb. No, lähme edasi. No vot nii, tänaseks lõpetame siis kalapüügi ära, et nii ta on, nagu ta on, et 2:30, enne 12 siin alustasime, jah. Ja ongi siis niimoodi, et Matil täna 4 hauge, minul 1 ja Erkol täna nagu ei trehvanud, nii et siin sai need landikarpe läbi soritud ja Matil see võlulant siis jällegi töötas, aga Matil on üks asi, et temal on kõige peenem nöör peal, et ju siis ta sai selle landi sinna õige sügavuse peale. Ka üks asi, pigem ikkagi see lant ja see värv. Vot, siis vee ääres näeme.